Ma olen täiesti uues kohas enda jaoks, ma ei ole mitte kunagi varem käinud Norras ja ma olen nüüd siin Oslos. Esmamulje on siin väga ilus, täna on niimoodi vedanud mul ilmaga, sellepärast et siin peaks olema mingi 18 kraadi vist ja ma arvan, et meil tuleb väga hea vibe'iga reis kusjuures. Mõni tänav on siin ülivaikne, et ma olen ikkagi siin täiesti kesklinnas, aga siin on nii vaikne tänav, nagu ma olengi üksi siin. Täiesti lõpp ja siin on põhilised poed, üldse nagu kõige kallimad poed maailmas ja siin pole üldse rahvast. Muide, ma olen reisija, kellel ei ole plaani. Mul ei ole väga plaani. Mu ainukene plaan on see, et ma tahan filmida, ma tahan avastada Oslot ja ma tahan nagu kuidagi vaibida siin. Võtta kohvi, lihtsalt jalutada, mõnuleda, ja see tuleb väga selline rahulik, mõnus puhkusereis hoopiski. Räägime nüüd hindadest ja mul on teile väga häid uudiseid, sellepärast et kõik räägivad, et Norra on ülikallis, aga mina sain praegu väga armsast kohvikust, ühest kesklinna kohvikust, mis nägi väga hea välja, see on kindlasti hea kohvik ja ma sain sealt siis sellise väikse musta kohvi koos laktoosivaba piimaga ja see maksis siis 34 Norra krooni ja see teeb eurodes 2,90 eurot. See on läbi minu reisimise ajaloo kõige odavam kohv viimasel ajal, siis viimastel aastatel. Aga üldiselt on siis Oslos väga selline rahulik, isegi rahulikum kui ma oletasin, et ma ei arvanud, et siin on nagu päris selliseid tühjasid tänavaid. Siin on väga palju selliseid tänavaid, kus ma mõtlen, et kas siin üldse elab keegi. Ma jalutan täiesti suvaliselt tegelikult hetkel, et ma lähen umbes oma hotelli poole, ma absoluutselt ei tea, kus asub. Muide, üks huvitav fakt minu kohta, ma ei oska vaadata kaarti. Ma ei oska vaadata kaarti. Ja inimene on reisinud väga palju üksi ja ma ei vaata tegelikult kunagi kaarti. Okei, ma nüüd jalutan edasi. Huvitav, kus ma leian selle hotelli üles. Mul pole mingit plaani. Nüüd on uus päev ja ma käisin hommikus söömas ja see oli tegelikult väga hea. Ja siis seal oli arbuusi, mis jäi mulle väga hästi meelde, sest see on nii mõnus tunne, kui sa saad hommikul värsket arbuusi. Et see oli selline eriline asi minu jaoks. Ja ma panin täna hommikul tähele, et ma olen ikkagi igatsenud reisimist. Ja see on küll märk, et järelikult ma peaksin sellega ikkagi tegelema. Ja ma tunnen, et reisid kuidagi õpetavad mind nii palju, kuigi nad on nii lühikesed, aga ma kuidagi õpin nii palju iseenda kohta ja maailma kohta ja ka selle kohta, et mida ma elult ise tahan, mida ma ootan, kuidagi kõik soovid ja mingi alateadlikud soovid tulevad mul esile reisides. Ja see on väga-väga ootamatu, kuidas reisimine mind mõjutab. Kättesaamatu unistus mõnes mõttes, et ta on ju nii kallis ja ta tundub nii ebapraktiline, aga samas see muudab mind nii palju. Nii et kui sina tahaksid ka reisida ja sa mõtled, et äkki see on ebapraktiline, siis ma annan ikkagi oma rohelise tule sulle, et ma arvan, et ükski unistus ei ole ebapraktiline tegelikult, sest et kui see on meie unistus, siis see ei ole ebapraktiline, siis on see kõige tähtsam asi tegelikult meie jaoks.
ma sain nüüd hotellist endale vihmavarju, mis on väga-väga tore. Ouch! Sellepärast, et mul oleks nii ebamugav olnud sellega reisida lennukiga. Et siis sina tead ka küsida järgmine kord, kui sina näiteks vajad vihmavarju ja sa ööbid hotellis, siis enamus hotellides, ma arvan, on see võimalus olemas ja mina saan siis nagu seda rentida, 48 tundi on see tasuta. Et jah, selline lahe võimalus. Aga üldiselt on mul olnud täna selline väga rahulik päev, natukene uimane, et see teine päev siis ja kuna ilm on ka selline hall ja natukene sajab, siis ma lihtsalt vaatasin ringi, jalutasin ja nüüd lähen siis sööma hotelli. Aga kuna mul ongi nädalavahetus hetkel ju käsil ja ma peangi puhkama, siis ma mõtlesin, et tegelikult on ju päris tore niisama puhata vahepeal. Ma ostsin endale tegelikult täpselt sama toidu, mida ma sõin Šveitsis, et mulle täiega meeldib see koht, ehk et täpselt sama smuuti ja sama võileib, siis gluteenivaba versioon, siin oli ka õnneks gluteenivaba. Ma hakkan kirjutama ka siia oma reisist, et ma ostsin siis sellise reisipäeviku endale, ülilahe. Tegelikult neid müüakse meil ka Eestis taolisi, aga ma kuidagi pole varem tulnud selle peale, et ma võiksin tegelikult ka kirjutada oma reisidest ja siis ma teengi seda nagu endale lihtsalt praegu, aga võib-olla kunagi võiks üldse kirjutada oma reisidest, et mulle ju ka väga meeldib kirjutada, ma olen ka ajakirjanikuna töötanud, et võib-olla peakski kirjutama rohkem. Praegu minu eesmärk on rohkem kirjutada nendest tunnetest, mis mul siis on tekkinud reisides ja mul on praegu see reisi osas nagu nii palju igasuguseid emotsioone. Ma arvan, et mul tekib pärast söömist selline lebotamise tuju ja siis ma tahan lihtsalt puhata, et ma tahan minna sinna voodisse ja vaadata siit telekast YouTube'i, et ma saan siit telekast YouTube'i vaadata, mis on nii äge, sellepärast et nii palju rohkem võimalusi on ikka, kui saab YouTube'i vaadata, sest et ma ei saa ju aru ka norra keelest on ju, et telekat oleks mul ikka väga igav vaadata. Nii, ma sattusin nüüd kogemata sellisesse väga ilusasse kohta, kus on siis rohelist. Mulle meeldib, kui loodust on ikka ka kesklinnas. See on alati väga teretulnud. Ma olen väga looduse inimene. Mulle väga meeldib loodus. Ja väga mõnus, et on selliste modernsemate majade vahel ikka selline roheline muruplats ka. Väga suur plusspunkt. Ma olen ju tegelikult näinud Oslot ja Norrat ikkagi filmidest ja sarjadest, aga see on ikka hoopis teine asi, kui sa ikka ise koha peale tuled. Et mul tegelikult ei olnud üldse ettekujutust, milline siin välja näeb. Ja nii äge on avastada täiesti uut kohta enda jaoks. Ma olen praegu lihtsalt nii õnnelik, et ma tulin siia. Mul on nii põnev. Nagu praegu mul on lihtsalt nii põnev. Nii, aga ma hakkangi minema nüüd lennujaama poole ja ma arvan, et ma tulen kindlasti tagasi siia, sellepärast et tegelikult ma ei jõudnud ikkagi mitte midagi näha. 3 päeva jääb ka väheseks. Ma arvan, et minu ideaalne oleks 4 päeva või 5 päeva olla ühe koha peal, siis saab ikka puhata ka vahepeal ja ei pea jooksma. Ja mina seekord puhkasin ja ma tegelikult väga nautisin seda puhkust. Ma lähen homme tööle ja kui mul oli nüüd 3 vaba päeva selle kevadpühade pärast, siis ma mõtlesin, et on igati normaalne, et ma natukene ikka puhkan ka. Võib-olla panite tähele ka, et selline mõnus, rahulik
reisivlog oli see praegu. Et igatahes aitäh, et sa vaatasid. Ma soovitan väga sul ka tulla Oslosse. Mina tulen kindlasti tagasi. Mul on kõik veel avastamata. Kes on vaatanud mu kanalit, siis te juba teate, et ühe korra ma olen ära eksinud lennujaama liikudes, et sellepärast ma võtan väikse ajavaru endale.